Nii, tagasi. Vahepeal olid siin rabamatkad ja asjad vaja teha ja püstkoda õmmelda ei olnud aega. Aga jõuame edasi ellujäämistreeningutega tule tegemiseni. Ja täna proovime rohust tuld teha. Let's go. Olukord siis selline, et metsa põgenemine ja asju kaasas ei ole. Inimene avarab noa ja selgub, et metsast välja ei saa, ei oska või ei taha või ei julge tulla lähima 3, 4, 5 päeva jooksul, võib-olla nädal vaja metsas veeta. Ja kas on võimalik hakkama saada? Proovime siis, siin on nõgeseid. Võtame mõned nõgesed ja vaatame, kas nõgesega tule saab üles. Lapsi vähke kõrvetada ka. Pidi üle hea kasulik olema lasta ennast nõgesel kõrvetada veidi. 1. Pidi allergiate vastu aitama. 2. 3. Au! 9 nõgese vart. Vaatame, kas 9 nõgese varrega saab tule üles või ei saa. No vot, ja kui ei peaks saama tuld üles, siis vähemalt kõrvetada oleme juba saanud. See on ülejääk. Täitsa hea. Ajame küüned vahele, tõmbame nõgese lõhki. Ja siis murrame ära. Ja proovime siit siis selle välimise koorega kätte saada. Niimoodi. Nii, selline väike kogus nõgese välimist koort. Ja nüüd paneme selle päikse kätte, tuule kätte kuivama tunnikeseks ja samal ajal lähme teeme mingid õõrdeklotsid endale, mille vahel nõgest õõrma hakata. Kell on 18:13, nii et kuskil 7 ajal peaks see asi valmis olema töö alustamiseks. Kaks kuuse algu. Teeme nüüd siledaks mõlemad siseküljelt, et saaks õõruda ilusti. Ja lühin neid nüüd natuke üksteise vastu, et saada nad veel siledamaks ja väheke jääk niiskust ka välja. Võtsin healt kuivanud haava 2 notti, vaatame, kas neid annab lõhestada. Suhteliselt mäda ja siuke pehkind. Võimalik, et sellest ei saa. Ei, sellest heal kuivanud haavast ei saa. See on nii pehkind seest, et siia ei anna siledat pindagi tekitada. Ei hakka vist teist lõhestamagi. Samasugune. Aga siit võtame õõrdematerjali. Ja kuiv materjal. See läheb lisaõõrdeks. Ehk mädapuu. Opadi, tund on kuivanud need siin nüüd, aga ei ole veel täitsa kuivad, nii et võib-olla 1 tund veel. Ja vahepeal siis tegin ühe saarepuu ka metsast ära, aga ei saanud ikka siledaks. Päris vaevaline on see noaga töötamine, nii et see variant noaga on üsna jõnakas. 1,5 tundi kuivanud, natuke on veel niiskust, läheb 2 tundi ikkagi. Õhtupoolne aeg ka keset päeva oleks tunniga juba valmis. Tuulisime ilmaga ka. Opadi, selline komplekt. Jäin ikkagi selle saarepuu juurde, nägin sellega vaeva tükk aega.
noaga ja siis omavahel hõõrumist kõvasti ka, et saada vähekenegi siledamaks, et kui ma nõgest hakkan siin rullima, et need karedad kohad ei lõhuks mu sigarit ära, nõgese sigarit. Aga ma löön nüüd vaiad siia maasse, et see mul eest ära ei lähe, kui ma hakkan rullima. Hopsti. Paneme oma mädapuidupuru siia juba valmis. Selline väga värk. Nii, ja ega siin polegi midagi oodata. Tuul puhub selle enne laiali, kui kohale jõuame, hakkame tegema. On nagu on. Nii, proovime selle rullida sigariks. Ja veidi niiskus on sees. Ehk jahe on. Jahe on, see tähendab, et niiskus on sees. Aga mis seal ikka? Nii, rullisin ta sigariks natukene enam-vähem. Nüüd üritan ta kokku rullida. Ta ühtlane jääks. Ühtlasi ka äkki kuivatan teda veel natuke. Nii, proovime siis. Aha, meil jäävad need postid ette. Peab lühemaks vist lõikama. Proovin need kiud kõik katki saada. Ja, need postid jäävad ette, ma võtan need maha. Niimoodi, postid eest ära võetud. Läheks külma maa peale, paha luu. Proovime siis hakata. 1, 2, 3. Nii läheb soojaks juba. Okei, läheb. Nii, kuumust on. Ei suitse. Tundub, et ka niiskust on. Jätkame. Tuline, väga mõnus nõgese lõhn on, aga ei, kuumust on ja seegi läheme edasi. Ja let's go. Tuline, aga ei lähe. Tundub niiske. Ja see on niiske. Hää küll, ega midagi teha ei ole. Annan veel.
keeruline, aga see on niiske. Ma ikkagi ei kuivatanud piisavalt ära, tundub. Proovime väiksema survega ja suurema kiirusega. Ei, kuumust kõvasti vähem kui enne. Okei. Ehk et surve on ikkagi oluline. Paneme natuke seda mädapuitu juurde võõrdematerjaliks. Miks ma selle kogu aeg märja muru peale panen? Nii, tundub, et siin on sööstunud osa, aga ei lähe. Nii, proovin veel korra. Läks käima. Opadii, meil on tuli. Nii, võtame selle siia hõõguma ja toome. Ma toon kadakakoort. Niimoodi. Kus sa oled? No nii. Ja nõgesega tuli olemas. Aega võttis, aga asja sai. Opadii, meetod 1. Nõgese rullimisega tuli. Ja kui ma kogusin 9 nõgese vart ja koorisin ära, siis tegelikult sealt oleks saanud 2 tükki. Ma arvan, 10 saab 2 kindlasti. Et 5-6 piisab nõgesest. Koorid ära ja selle meetodi muidugi tingimus on, et sa saad seda nõgese koort ennem kuivatada. Et kui on ikkagi niiske ilm, siis see meetod ei tööta, siis on teised meetodid vaja appi võtta. Aga kuiva ilmaga, ma arvan, üks keskpäeval võib-olla tunnike kuivatamist ja on valmis. Ja õhtupoole siis tegelikult 2 tundi või midagi. Mul läks tund 45 äkki või 1,5 tundi pluss kuivatasin, aga niiskus oli sees veel, et ta ikkagi
ikkagi circa pool tundi oleks võinud veel kuivatada, oleks saanud kiiremini. Et nüüd mul läks, ma ei teagi, mitu katset mul läks. Saate ise vaadata, ma panen ülesse kõik katsed. Opadi!